Tänu Jumalale. Palvetame hetke veel, me oleme küll seda võib-olla siin teinud, aga sellegi poolest. Isa, ma usaldan selle aja sinu kätte ja Isa, palun, et sinu tahe tuleks esile just ka selle sõna osas, see, mis saab jagatud. Isa, et sinu eesmärgid saavad välja toodud. Isa, ava mulle sõna uks kuulutada selgusega see, mis on sinu plaan. Isa, et igaüks saaks üles ehitatud ja sinu tahe saaks nii siin kui ka Võrus koguduses teostatud. Isa, ma tänan sind, et sinu eesmärgid on head ja sa oled midagi valmis pannud meie kõigi jaoks. Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Kiitus Jumalale. Nii, ma olen rääkimas siis sükest teemat nagu, kas jõukus on Jumala tahe. Nüüd, kui sa eelmisel korral, kui ma seda rääkisin, ei olnud isiklikult kohale, soovitan sul seda tagantjärgi läbi vaadata. Ja me rääkisime sükesest asjast nagu sellest, et Jumal tahab, et sa ka võiksid nautida. Nüüd mõne inimese jaoks kõlab see sõna nagu paha sõnana isegi. Ja ma tõin selle näite, kus kuskil Aafrikas umbes võib-olla ikkagi eelmises sajandis juba, kus ei olnud veel külmutuskappe ja keegi visionär organiseeris neile kohale jäätise, mida nad ei olnud saanud süüa kunagi. Ja siis üks naisterahvas esimest korda maitses jäätist ja kui ta selle lusikatäie võttis, siis ta viskas selle maha, ütles, et see on liiga hea, see peab patt olema. Nüüd, see on üks mõttelaad, mis on kahjuks kristlastel vahest sees, on see, et kui miski on liiga hea, siis see peab patt olema. Aga meil on piiblis väga palju kirjakohti, mis räägivad sellest, et Jumal tahab, et sa võiksid oma elu nautida. Nüüd ma ei mõtle seda, vaata maailm kasutab seda väljendit ja seda fraasi väga valesti vahest. Mõni ütleb, et elu nautleja, see tähendab seda, et inimene läheb igasugustest piiridest üle ja nii-öelda joob ennast täis või elab väga lõtva elustiili. See ei ole see, mis ma mõtlen seda. Ma räägin piibellikust. Jumala sõna järgi siis ka sellest, et sa võid tunda rõõmu. Amen. Ja kui ma seda jutlustasin, siis Joonatan oli natuke tervisega kimpus kodus, siis õhtul läksime koju, ta oli endale tellinud. Meil on võimalik tellida koju kohalikust Raplast ühe ilusa toidu, ütles, et ma tahtsin ka natuke midagi nautida. Ta oli kohe sõna tegija. Ainult, et arve tuli meile millegi pärast. Okei. Et see ei olnud väga hirmus õnneks. Okei, vahest võib. Nii, aga lähme 3. Johannese kirja ja lähme teise salmi, seal ainult üks peatükk on. Ja ma loen sulle mõningaid tuntud kirjakohti juba selle teemaga, mis ma olen siin rääkinud. Kolmas Johannese 2. Armas soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Või nagu ma siis olen tsiteerinud seda kirja kohta, see on siis ingliskeelne King Jamesi tõlge, mis ütleb, armas, ma soovin üle kõige, et sa oleksid jõukas, oleksid terve, nii nagu su hingki on jõukas. Nüüd, kui sina oled lapsevanem, kas sina igatseksid, et kui sinu laps, saab juba täiskasvanuks ja läheb omaette elama, et kui ta endale korteri ostab, siis ta ei suuda selle laenu maksta ja see võetakse tal käest ära. Või kui ta endale auto ostab ja ütleme isegi see on näiteks liisinguga ostetud, siis paari kuu pärast see võetakse ka käest ära, sest ta ei suuda seda maksta. Või see, et ta on näljas aeg-ajalt, et ta nagu ei ole kodus isegi midagi külmutuskappi minna. Kas sina tahaksid seda oma lapsevanemana, oma lapse puhul? Kindlasti mitte. Jumal, kes on armastuse etalon, kas tema tahab, et meie, nagu öeldakse, ei saaks oma arvete maksmisega hakkama? Kas tema tahab, et kui meil on midagi laenuga ostetud, siis see libiseb meil käest ära, sest me ei suuda seda laenu maksta? Kas tema tahab seda? Ei, ta ütleb, armas, ma soovin, et sa oleksid jõukas. Ja ta ütleb siis inglise keeles, meil ütleb ka veel üle kõige. Nüüd see on Jumala igatsus. Nüüd see ei pruugi olla tänasel päeval sinu elus võib-olla hetkel kohe nähtav, aga Jumal tahab seda muuta ja sellepärast meil on vaja seda uskuda, et see võiks muutuda. Aga nüüd üks asi, mis jõukuse teemaga seoses tuleb alati hoolega meeles pidada ja vaata minuga koos 2. Korintlastele 9:8. Meil on piiblis päris mitmeid kirjakohti, mis räägivad, toovad välja nagu mingisuguste sõnade nagu definitsioonid. Või mõistete definitsioonid, millest piiblis räägitakse. Meil ei ole küll kõigi asjade kohta neid olemas, aga see on nüüd üks väga hea kirjakoht, mis kirjeldab tegelikult meile, mis asi on jõukus. Ja
Pane tähele nüüd, ma loen sulle kohe ta laiendatud tõlkes, kuna see annab veel mahlakamalt selle kätte, sa võid lihtsalt jälgida seda eestikeelset tõlget. Siis ta ütleb niimoodi, ta ütleb, aga Jumal on võimeline laskma kõigel armul, igal soosingul ja maisel õnnistusel tulla teie juurde külluses. Ja siis Jumal tahab, et sinu elus võiks olla, mis asi? Kõik arm, soosing ja iga maine õnnistus. Ja seda oleks külluses. Nüüd, kas sa märkad, ta ei peatu sellega? Ja mis ta edasi ütleb nüüd? Nii, et te võiksite alati ja igas olukorras ja vaatamata vajadusele olla majanduslikult sõltumatud, omaksite piisavalt ega vajaks kellegi abi või toetust ja oleksite külluslikult varustatud iga hea teo ja helde annetuse jaoks. Vahest inimesed ütlevad seda, et mina ei taha seda jõukust. Kas sa ei tea, piiblis on ju meil lugusid inimestest, kes olid tõesti liiga jõukad ja liiga palju raha ja nad jooksid oma eluga kraavi. Ja meil on küll selliseid inimesi. Aga põhiliselt see ei olnud niivõrd raha, mis neid sellesse kraavi viis, vaid see oli tegelikult raha, armastus ja valed hoiakud. Näiteks, kui meil on üks näide, meil on Saalomoni puhul, kes oli väga jõukas, ülimalt jõukas, võiks öelda. Nüüd see, et tema jooksis oma asjadega kraavi, oli hoopis selles, et tegelikult ta rikkus või eiras mõningaid Jumala poolt pandud seadusi ja reegleid, mis oli pandud kuningate jaoks paika. Näiteks need seadused olid sellised, kui sa ise uurid, tema elu kohta on meil päris välja kirjutatud. Üks asi oli see näiteks, et Jumal oli väga selgelt öelnud, et ta ei peaks endale tooma Egiptusest väga palju hobuseid. Või tegelikult Egiptusest üldse mitte, aga üldse ei peaks endale hankima liiga palju hobuseid. See oli seda, mida just ta tegi. Siis ta ütleb ka, et ta oleks pidanud kuhjama ennast tohutus koguses ja hulkades nii hõbedat kui kulda. Ja see oli see, mida ta tegi. Ja siis ta ütles, kuna tol oli ka mitme naise pidamine lubatud, aga ta oli öeldud ka, et ta ei võtaks endale ka palju naisi ja Jumala sõna ütles väga selgelt ka mitte kunagi ei tohiks need olla ka kindlasti paganate seast. Ehk siis uskmatuid. Ja see oli see, mis ta ka tegi. Ja nüüd see oli see, mis põhjustas tema languse tegelikult. Ja me näeme üks oluline element kahjuks oli ka see just, et ta võttis need pagana naised, kes siis tõmbasid tema südame võõraste jumalate ehk siis ebajumalate järgi. Ja raha ei olnud see põhiprobleem, mis teda langema pani. Nii et sa ei pea hoidma ennast raha eest ja sellest põgenema, vaid sa pead hoidma oma südant. Aga nüüd lähme tagasi selle kirjakoha juurde, et oleksite külluslikult varustud iga hea teo ja helde annetuse jaoks. See on seesama põhjus, miks Jumal tahab, et sa võiksid olla jõukad. Ma tõin tol korral ka selle näite, et miks tänasel päeval, kui sa teed näiteks pühapäeva hommikul mõne kommertstelevisiooni kanali lahti, miks sealt ei tule ühe kiriku jutlus või mingi, ütleme, Jumala sõnast midagi? Mõtled, et no miks see tuleb? Sellepärast seda ei tule, et kogudustel ei ole selle jaoks raha. Ja punkt, me ei pea nägusid tegema. Sest see maksab päris paras jagu, kui sellist asja sa tahaksid kommertskanalile panna ja ütled, kas see on võimalik? Kindlasti on võimalik. Kui sul on raha, siis see on võimalik. Amen. Sest et raha eest, nagu öeldakse, kui sa maksad neile selle summa, mis iganes on vaja, sa paned selle sinna eetrisse. Nüüd, kas Jumal võiks tahta sellist asja? Miks mitte? Jumala sõna võiks levida väga erinevates viisides, eri kanalitel. Mõni ütleb, selleks on kristlikud televisioonid. Ei, miks nad peavad olema ainult kristlikud televisioonid? Jumala sõna võiks tulla väga paljudes erinevates kanalites. Aga iva ongi selles, nüüd kogudustel on vaja vahendeid. Miks täna kõigil kogudustel, ka siin Eestis, ei ole omale endale kuuluvaid hooneid? Miks seda ei ole? Sellepärast, et kogudustel ei ole raha. Ja ma ei taha nagu meid upitada, Jumal on meile õnnistanud, meil on need ruumid meie omad, aga tänasel päeval meil ei ole ka veel päris oma hoonet, mis saab küll olema kunagi, tänu Jumala. Ma ütlen seda usus julgelt välja ja see saab olema. Aga kas Jumal tahaks seda, et igal kogudusel oleks oma hoone või nendele kuuluvad ruumid? See, et nad ei pea igal koosolekul jälgima, millal see kell kukub, me peame siit välja minema selleks kellaajaks. Või see, et nad peavad planeerima, et mis päevadel see ruumid on vabad, kus me saame oma koosolekuid korraldada.
ja maksma sellele maailmale sageli igasuguseid üürirahasid, mis tegelikult ei oleks tingimata vajalikud sinna nii-öelda raisata, mida nad võiksid hoopis selle peale kulutada, et Jumala riigi sõnumit kuulutada ja amen. Ja me näeme seda, kuidas tegelikult see, et inimesed hoiavad eemale jõukusest, kuidas see takistab tegelikult Jumala sõna levimist ja kuidas see takistab Jumala tahte teostumist. See on mingis mõttes nagu see, et sa tahad, öeldakse küll, minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi kõige loodule, aga sa lööd justkui jalaga endale kirvesse, ütled, et ma ei saa ikka minna, sest et raha on paha. Ja sul on vaja evangeeliumi kuulutamiseks raha ja seda on väga palju vaja ja kui me tahame jõuda kõike maailma, siis seda on väga palju vaja. Amen. Ja Jumal tahab seda tuua kogudustesse, tahab seda Jumala riiki tuua. Ja me näeme, jõukuse põhieesmärk ei ole see, et sina omad tohutult palju, vaid et sina omad tohutult palju ja sul on võimekus anda. Amen. Sest kui sul palju ei ole, siis sul ei ole võimekust anda. Kui täna korjanduse kokku panime, miks sina täna 1000 eurot sinna korjandusse ei pannud? Ma ei esita see süüdistusena. Sellepärast, et sul seda ei olnud lihtsalt. Aga kas Jumalale võiks olla sulle võimalus anda seda, et sul oleks anda seda? Miks mitte? Kui sul sissetulek oleks näiteks 10 korda see, mis sul täna oleks, siis kindlasti sul võimekus oleks olemas. Amen. Aga see sama ongi, et meil tuleb seda uskuda, et see on Jumala tahe ja tõesti seda julgelt rääkida. Ja ma tean, see on teema, mis ajab inimesi pahaseks. Ja inimestele ei meeldi see jõukuse õpetus, Ameerika evangeelium ja igast asju öeldakse selle kohta vahest. Nüüd huvitav on see, et see Ameerika evangeelium ei ole mitte Ameerikas kirjutatud millegi pärast. Nüüd see, et ütleme, paljud Ameerikast pärit jutlustajad on selle ilmutusega esile tulnud, ei tähenda seda, et see peab olema niinimetatud Ameerika evangeelium, sest et see on Jumala sõnast pärit. Amen. Ja siis me nägime siin, et see on Jumala tahe. Või vaatame laulud 35-27. Hõisaku ja rõõmustugu need, kellel on hea meel minu õigusest ning öelgu alati. Kas sa märkad? Alati nad öelgu. Mida nad öelgu? Olgu kõrgest ülistatud Jehova, kelle meeldib oma sulase hea käekäik. Et see sõna on tegelikult jõukus või tegelikult ta isegi natukene mahlakam sõna. Kui sa otsid algtekstist välja, siis siin on selline nimi, mida me oleme, või sõna, mida me oleme kuulnud ka tegelikult, shalom on see. Ja see tähendab head käekäiku, terviklikkust, tervist, rahu ja jõukust. Ja Jumalale meeldib kõik see korraga sinu elus. Talle meeldib see. Ja sa pead seda julgelt ütlema. Sa pead seda julgelt ütlema. Amen. Nüüd, ma lähen ühte päris olulisse suunda ja tegelikult see väga paljus haakub ka sellega, mis sa just andmisest räägitud. Tee lahti Johannese evangeelium. 3. peatükk ja 16. salm. Võib-olla oled kunagi sükest salmi lugenud. Johannese 3. peatükk ja 16. salm. Nüüd, kui Jumal on meid jõukaks teinud ja tahab, et me oleksime jõukad, siis me oleme mismoodi tema sarnased. Ja me näeme, mida see kirjeldab tegelikult seda, milline on Jumal, eks ju. Kirja kohta on kindlasti meil peal, ta ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Nüüd, mida Jumal tegi? Kui ta armastas, siis mis ta tegi? Ta ütles, et ma armastan teid. Ja ta ütles seda ka. Aga ta mida? Ta tegi midagi. Ta andis. Ta mitte ainult taevast ei hüüdnud, ma armastan teid kõiki. Ei, ta ütles seda meile oma sõnas, aga ta tegi ka midagi. Mida ta tegi? Ta andis. Nüüd siit tuleb üks väga oluline printsiip, mis tasub meeles pidada. Üks, võiks öelda, armastuse üks kõige suurimaid väljendusi on andmine. Nüüd täna korjandust enam ei võeta, et sa tead seda, et sinu, nagu öeldakse, sinu armastust ei hakata kontrollima. Aga sellegipoolest meil tuleb seda meeles pidada, et see on üks väga oluline viis, kuidas me oma armastust väljendame. See, et me
anname. Nüüd see võib olla raha, see võib olla sinu annid, see võib olla sinu aeg, see võib olla sinu oskused, see võib olla ka sinu head sõnad, see võib olla erinevad asjad, mida me saame anda. Väga palju asju on sellised asjad, mis ei olegi otseselt nagu nii-öelda materiaalsed, aga siiski sa saad ikkagi anda. Amen. Nüüd me näeme, et Jumal tegi seda. Kas sa märkad, kellele ta andis? Ta ütleb, maailma on armastanud. Nüüd ta räägib tegelikult selle inimestest, kes elavad siin maailmas, sest ta räägib igast ühest, eks ju, saad aru, ta ei räägi selles kirjakohas, ta ei mõtle niivõrd seda süsteemi, kui sellist Piibel ütleb, et ärge muutuge maailma sarnaseks. Selles kontekstis ta räägib tegelikult just inimestest, kes elab siin maailmas. Nüüd sel hetkel, kui Jeesus andis oma elu surres risti peal, kas inimesed armastasid Jumalat, olid sõnakuulelikud Jumalale, tahtsid teha Jumala tahet, igatsesid Jumala läheduse järgi? Väga vähe, kui neid oli. Enamus ei teinud seda. Nüüd, kellele ta andis? Sõnakuulmatule, mässajale, hoolimatule, mida nii edasi, sükesele maailmale ehk inimestele. Nüüd see on ka üks asi, vahetevahel me mõtleme seda, et nagu ma ei tea, kas ma peaks sellele inimesele andma, vaata, missugune ta on ja mis ta teeb ja mismoodi ta käib. Kui Jumala vaim sind õhutab, siis sa ei peaks, nagu öeldakse, valima selle järgi, kas ta on väärt seda oma elustiili, oma käitumise olemusega. Ma ei räägi seda, et sa pead pimesi ja väga rumalasse külvama või andma, aga sellegi poolest vahetevahel Jumal võib lasta sul mõnele inimesele anda, kes väliselt oma tegude ja käitumisega just nagu ei oleks seda väärt. Sest Jumal armastas ka sind, ka siis, kui sina ei olnud seda väärt. Amen. Ja me peame valmis andma. Et see on üks väga oluline asi, kui me räägime jõukusest, just sama andmise mentaliteet. See, et nagu sa oled valmis andma. Vaata minuga 1. Moosese 4. peatükki. Nüüd siin oli öeldud ka, et armastus on valmis andma. Ma lähen ka kohe sinna, ma räägin veel paar mõtet selle sama eelmise kirjakoga seoses. Täna me sõitsime siia kogudusse ja Jonatan oli perekonnaõpetuses, oli vaja küsida meie käest erinevaid küsimusi. Ma ei hakka kõiki neid kordama, ma ei mäleta enam kõiki, aga erinevad küsimused olid, aga üks sõna, mis nendest küsimustes väga sageli läbi jooksis. Mis tunne teil oli ennem esimese lapse sündi? Mis tunne oli pärast seda, kui laps oli sündinud? Mis tunne oli siis? Mis tunne? Ja see on see, mida see maailm tahab küsida. Tunne, mis tunne oli? Mis tunne oli? Mis tunne oli? Mis tunne on? Ja vahest mõned inimesed mõtlevad ka, ma vist armastan seda, mul on eriline tunne tema vastu. Nüüd üks asi, mis tasub meeles pidada. Armastus ei ole tunne. Armastus on otsus. Kas Jumalal oli väga hea tunne kõige selle maailma suhtes? Kui ta näotas nende peale ja nägi nende elustiili, nende hoiakuid, nende käitumist, nende suhtumisi, isegi Jumala asjadesse üldse. Ei, tal ei olnud head tunnet, aga ta andis ikkagi. Nüüd see on ka üks asi, sina pead ka olema valmis andma, mis iganes situatsioonis see on. Kas sul on tunne või sul ei ole tunne? Ja see on tegelikult, kui sa tahad näiteks ka, kui me räägime näiteks ka abielusuhtest, et abielusuhe võiks olla stabiilne ja püsiv, siis sa ei saa teha ainult tunnete pärast või tundest lähtuvalt asju. Sest vahest ei pruugi tunnet olla. Mingisugune konflikt või pinge on õhus, tunne ei ole hea, aga sa pead tegema midagi õiget ja mitte järgima tunnet. Sest kui sa selle tundel üle pea joosta, siis sa lihtsalt plahvatad ja jooksed uksest välja ja sõimad näo täis ja mida iganes. Aga kui sa otsustad, siis otsustad andeks anda, leppida, räägid välja, loobud oma egost, nii-öelda ütled, et minul ei peagi alati õigus olema. Tegelikult sageli andeks palumine tähendabki seda, et sa tunnustad seda, et ka sina oled võimeline eksima. Amen? Ja see on asi, mida vahetevahel inimestel on vaja õppida tegema. Seda, et kas tõesti sina oled ka võimeline eksima? Jaa, sa oled. Amen? Ja ka sina võisid valesti teha. See ei ole võimalik. On küll võimalik. Nüüd 1. Mooses 4.1. Nüüd, kui me räägime andmisest, siis mõni võiks küsida, et nagu,
miks see andmise teema on vahetevahel isegi tekitanud selliseid teravusi ja kuidagi väga konfliktne isegi mõne inimese jaoks. Kas sa tead seda isegi mõndades kogudustes välditakse seda, et enne korjandust midagi üldse rääkida. Peaaegu üldse ei räägita. Ja tegelikult me nimetame seda, me räägime rahaasjadest, räägime andmist ja me oleme harjunud sellega, me teeme seda üsna regulaarselt. Mõni ütleb, et no, kas peab seda nii palju rääkima, miks seda nii palju räägitakse, miks see ajalik on? Alati, kui sa midagi teed, sa pead teadma ka, miks sa seda teed. Ja Piibel ütleb, me peaksime tegema asju usus. Nüüd, kust tuleb usk? Kuuldes Jumala sõna. Järelikult sul on vaja kuulda seda printsiipi. Nüüd, aga kui inimesed on sõdimas selle, just see sama andmise teema vastu, miks nad räägivad sellest, et antakse teile ja miks peab seda rääkima, miks see on ja edasi, miks jõukusest räägitakse, miks räägitakse rahast ja miks üldse topitakse oma nina minu rahaasjadesse ja mina teen, mis mina tahan oma rahaasjadega, mis see teie asi on. Ja nüüd, üks asi, mis me peame meeles pidada, et kui sina oled saanud kristlaseks, siis sa ei tohiks mitte kunagi vähemalt Jumalale kindlasti ütelda, mis see sinu asi on, mis mina teen oma eluga või mis mina teen oma rahaga. Kui tema on sinu issand, siis tal on väga suur sõnaõigus selle suhtes, mis sina teed oma eluga, mis sa teed oma rahaasjadega. Amen. Sest et sa oled andnud talle selle õiguse. Ja nüüd vaatame 1. Moosese 4.1, miks ma seda räägin. Me näeme siin, on üks huvitav asi. Ja nüüd Piiblis on meil on huvitavaid kirjakohti, kus räägitakse andmisest ja kus räägitakse ka millestki muust siin. Siin on kirjakoht, mis sisaldab midagi, mis on 2 asja, mis sündisid esimest korda üldse maa peal. Nii et 2 asja oli andmine ja esimene mõrv. Esimest korda, mis meil on kirjeldatud Piiblis. Esimene väga selge andmine, ma räägin siis just Jumalale andmine. Ja ka esimene mõrv on kirjeldatud siin samas loos. Ja kas pole, see pole üldse naljakas öelda selle kohta, aga väga imelik see, et need asjad on käsi käes. Nüüd sa räägib sellest, kuidas tegelikult kurat, kus tema oli tegutsemas tegelikult maa peal siin, ta oli juba petnud Aadamat Eevat ja nüüd ta on hakkanud nii-öelda inimkonnas edasi tegutsema. Ja vaata, mis siin juhtub siis. 1. Moosese 4.1. Ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga, kes sai käima peale ja tõi Kaini ilmale ning ütles, ma olen Jehova abiga mehe ilmale toonud. Ja ema tünnitas taas ta venna Aabeli. Ja Aabel oli pudulõjuste karjane. Kain aga oli põllumees. Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Jehovale roaohvri maaviljast. Ja ka Aabel tõi oma pudulõjuste esimesest soost ning nende rasvast. Ja Jehova vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale. Aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastas väga ja lõi pilgu maha. Ja Jehova küsis Kainilt, mis pärast sa vihastud ja mis pärast sa pilgu maha lööd? Eks ole, kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles. Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema. Ja Kain kõneles oma venna Aabeliga ja sündis, kui nad väljal olid, ja Kain kippus oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. Aga Jehova küsis Kainilt, kus on su vend Aabel? Ja tema vastas, ei mina tea, kas ma olen oma venna hoidja. Ja tema ütles, mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa peal minu poole. Aga nüüd ei ole seda neetud siit maa pealt, nüüd ole sa neetud siit maa pealt, mis oma suu on avanud ja su venna verd sinu käest vastu võttes. Kui sa harid maad, siis see ei anna sulle enam oma rammu, sa pead maa peal olema hulkur ja põgenik. Nüüd me näeme tegelikult, mis siin juhtub. Vahest ma ei hakka seda praegu võib-olla isegi detailselt läbi käima, aga vahest inimesed harutavad selle üle, miks siis nagu ühe ohver võeti vastu, teise mitte. Kui sa uurid tegelikult Uus Testament, annab meile selle kohta ka selgituse. Üks neist tegi seda usus ja teine ei teinud seda usus. Küsimus ei olnud selles, kas see oli nii-öelda loom toodud ohvriks või oli toodud siis need taimed või ütleme viljad, ütleme need köögiviljad või mis iganes need olid parasjagu. Küsimus ei olnud niivõrd selles.
sest et meil ei ole siin mingisugust seadusid ega reegleid nende jaoks paika pandud, vähemalt meil kirjutatud vähemalt piiblis, mis oleks seda määratlenud. Nad tõid mõlemad midagi Jumalale, ehk nad andsid. Ja kui sa märkad, viha, kes kerkib just selle sama teema ümber, kus antakse. Me peame aru saama seda, et see on üks väga terav teema just selles mõttes ka, et me peame mõistma seda, et see on nii-öelda oluline. Ja see on ka teema, mida kurat on ründamas. Miks pärast, sest et kuidas Jumal on mõelnud, et sina saaksid lisa? Sa annad ja sulle antakse. Sa jagad rohkesti välja ja sulle antakse rohkesti tagasi. Kui sa külviseemed kannad, siis sa hõiskad, kui sa lõikad. Kas pole nii? Me näeme seda, kuidas kogu aeg piiblis on see läbikäiv teema kogu aeg see, et sa külvad ja sa näed lõikust, sa annad ja sulle antakse. Amen. Ja see on oluline asi ja see on viis, kuidas asjad hakkavad paljunema sinu jaoks. Amen. Ma ei räägi ainult loomulikest, vaid ma räägin ka, ütleme üldse laiemas mõttes, kui sa jagad midagi välja, siis Jumal tahab seda paljundada. Aga keegi on see, kes tahab seda blokeerida, seda takistada, et see ei saaks toimuda. Sest see on see, mis saab hoida kinni Jumala koguduses, saab hoida ka kinni isegi Jumala riigi töö. Nagu enne ma tõin erinevaid lihtsaidki näiteid, miks tänasel päeval me võib-olla kogudused või ka kirikud ei ole tegemas seda, mis kõik nad võiksid teha, sellepärast, et tegelikult neil ei ole raha ja vahendid. Aga meil on vaja käivitada see, et meil oleks need rahad ja vahendid. Kui on vaja midagi teha, mis Jumal on plaaninud, et meil on olemas raha, meil on olemas vahendid, meil on kõik olemas selleks, et see saaks tehtud. Amen. Ja see on Jumala igatsus. Ja Jumalal on potentsiaal tuua see kohale. Aga kurat üritab seda takistada, just seista vastu sellele, et inimesed ei annaks usus ja ei usuks ka, et nad saavad lõikama. Ja see on väga oluline see, et kui sina oled inimene, kes on andja, ja ma usun, et siin enamus te olete, ma ei tea kõigi puhul detaile, aga ma usun, et igaüks teeme oma parima, siis väga oluline on see, et sa usud, et Jumal annab sulle ka lõikuse. Mitte ainult see, et okei, ma andsin oma ohvri, ma andsin sinna teise kolmandasse kohta, vaid et ma usun, et ma saan ka lõikama, sest see on vajalik selleks, et sa saaksid järgmisel korral veel rohkem anda. Amen. Sa ütled, ma saan palka ja see ei ole ainus viis, kuidas Jumal tahab, et meie sissetulekud kasvaksid. Sest et me näeme, ta räägib seoses andmisega, et ta on võimeline andma seda armu rohkesti sulle, just kui sa oled ise andja. Amen. Nüüd lähme Apostlitegude 4. peatükki. Ja vaatame natuke just seda andmise teemat ühe natuke just selle sama armastuse külje pealt. Ja siin on nüüd meil näide vahest nimetatakse seda algkoguduseks, täpsem oleks nimetada seda Jeruusalemma koguduseks. Ja siin ta kirjeldab selle koguduse elu. Nüüd, kui sa hakkad peale 4. peatüki alguse poole, siis me näeme seda, kuidas Peetrus ja Johannes lähevad sealt sinna palvusele ja Jeesuse nimel käsivad selle halvatud mehele üles tõusta. See mees saab terveks, hakkab kõndima ja siis nad lähevad sinna koguduse kotta ja kuulutavad seal Jumala sõna ja jällegi parasjagu palju inimesi saab jällegi päästetud ja see hakkab tegelikult häirima kõiki neid juudi ülemaid ja nad üritavad selle, nagu öeldakse, selle Jumala sõna kuulutamise kinni panna. Nad üritavad selle ära blokeerida ja selle Jeesuse, jutumärkides siis Jeesuse sekti kinni panna ja lõpetada nende tegevuse ära, aga see ei õnnestu. Ja nüüd see sama grupp on tulnud kokku 4. peatükis ja 31. salmis ja palvetavad selle sama kõige eest. Ja siis ta ütleb nende kohta, kui nad olid palvetanud kõik, kus nad koos olid, nii nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti. Ja me näeme seda, et see on kogudus, kus Jumala vaim on liikumas. Ja kui sa loed eespoolt, ütleme juba 2. peatükist ja ka 3. peatükist, sa näed, kuidas püha vaim valatakse välja, kuidas see kogudus väga kiiresti kasvab, kuidas inimesi saab lausa tuhandete viisi päästetud pidevalt ja see kogudus läheb väga jõuliselt edasi. Ja tunnustähed ja imed on toimumas. Nüüd ta kirjeldab ühte huvitavat asja siin selle sees veel. Ja 32 salm ütleb, ja usklike hulk oli üks süda ja üks hing. Ja ükski ei öelnud oma varanduse kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Kas sa tahad öelda seda, et me peaks ka vist tegema kõik ühisvaraks või? Nüüd see ei räägi niivõrd sellest, nagu öeldakse, et sa pead nagu öeldakse selle omandi oma vara üle ära kaotama. Me näeme seda, kuidas nad olid valmis tegelikult neile kuuluvaid asju, seda kõik oli neil ühine,
jagama ka teistega. Amen. Mis sa mõtled selle all? Kui sul on auto, sa võtad teiste inimesega peale. Aitad temal ka koju minna. Ja mida see? Amen. Sul on võib-olla midagi muud, mingi aparaat või vahend, kellelgi teise inimesel oleks ka seda vaja kasutada, sa laenad talle ka selle välja. Või mis iganes erinevad asjad on, sa näed, kellelgi on mingi vajadus ja sul on olemas see võimekus talle anda, sa annad selle talle. Kas kasutada, ja saad aru, sa ei ole nagu oleks niivõrd kogu aeg mõtlemas selle peale minu oma, minu asjad, minu ja mis iganes. Vaid me näeme seda, et nende mõtlemine on palju laiem ja ta on huvitatud sellest, et need inimesed, kes on saanud Jumala lasteks, kes on käimas koos Jumalaga, kuidas neil läheb. Neil läheb see korda. Näiteks üks asi, ma olen seda kohanud, see on üks väga rumal skeem, mida kahjuks millesse lõksu aeg-ajalt kristlased kukku või jooksevad, on see, et jälle, mul tuleb meelde vähemalt siin koguduses 2 sükest juhtumit, kus inimene on lahkunud kogudust või enne kui ta lahkub või isegi on tulla mulle mingi kalb ütlema. Ma lähen siit ära, siin kogudus ei ole üldse armastust. Keegi ei armasta mind. Keegi ei hooli minust. Ja siis nad lahkuvad. Ja tavaliselt on olnud see inimene selline, kes istub nagu öeldakse kuskil, nüüd ma ei taha kuidagi halvustada seda, kes tagumises reas istub, aga kuskil taganurgas istub ja ta ei taha eriti kellegiga suhelda, ta ei käi kellegiga läbi, ta ei veeda kellegiga aega ja siis ta küsib, et miks keegi mind ei armasta. Nüüd armastus ei ole midagi sellist, mida sina nõuad teiste käest. Vahest inimesed ütlevad ka, et nagu isegi näiteks abielu kontekstis ma olen seda rääkinud ka, vahest mõni inimene ütleb, et inimesed on kohtamisperioodis, nad on leidmas nii-öelda 11. Ja siis on leidnud 11 ja siis üks kirjeldab, et ta paneb mind nii hästi tundma. Temaga koos ma tunnen ennast nii hästi ja tema räägib mulle häid sõnu ja sellepärast ma olen nii kohe kuidagi nii kodune on ja kindlasti see inimene on õige minu jaoks, sest see tunne on nii hea ja nüüd see, ma ei ütle, et see tähendab, et see on vale inimene, aga ta otsib valet asja. Ta otsib, mida talle tehakse, mida talle antakse, mida tema saab. Ja kui ta läheb selle sama mentaliteediga sellesse abielusse ja kui ta avastab ühel päeval, et see inimene enam ei tekita talle seda head tunnet ja ei ütle talle piisavalt seda õiget sõna ja ei tee seda ja teist ja kolmandat, siis ta ei armastagi mind üldse enam. Sest et ta on läinud kogu aeg ainult saama, mida mulle tehakse. Ka kogudus ei ole selline koht ka, kus sina tuled ainult saama. Kui te kokku tulete, siis on igaühel midagi, milleks, et anda. Amen. Ta räägib küll vaimulikest asjadest, ütleme selles kirjakohal, mille ma viitasin praegu. Aga sellegi poolest me peame mõtlema selle peale, mida me saame anda. Kus ma saan anda, kus ma saan jagada? Kellele ma saan abiks olla? Amen. Ja hämmastav on see, inimesed, kes on sellise mentaliteediga, nemad ei ole need, kes tulevad pärast kurtma, siin koguduses üldse ei ole armastust. Hämmastav on see, et nad on jaganud seda välja, nad on saanud ise ka seda vastu kogu aeg. Aga need, kes ise on nii-öelda, või nagu lihtne näide, kui su pihk on kinni ja sa ei ole valmis jagama, siis ei saa sinna midagi sisse panna. Kui ta on lihtsalt kinni kogu aeg. Kui sa teed oma pihu lahti ja oled valmis jagama, siis saab siia midagi sisse ka panna. Väga lihtne pilt, jätta see endale meelde lihtsalt. Läheme tagasi. 2.33 salm. Apostlid tunnistasid suure väega issanda Jeesuse üles tõusmist ja suur arm oli nende kõikide juures. Nüüd pane tähele, mis ta ütleb. 34 salm siis. Selle koguduse kohta. Ja ei olnud ka ühtki vaest nende seas, sest kellel olid põllud või majad, need müüsid need ära ning tõid müüdud asjade hinna ja panid selle apostlite jalgade ette. Iga ühele jagati siis seda mööda, kuidas ta vajas. Kas sa märkad, mida ta ütleb siin? Selle salmi algus on täiesti katastroofilisena võib kõlada mõne inimese jaoks. Ei olnud ühtki vaest nende seas. Nüüd see ei olnud rikkurite kogudus. Sinna tulid tavalised inimesed. Aga see muutus pärast seda, kui nad tulid sinna kogudusse. Amen. Ta ei ütle, et kõik olid rikkurid. Ma kasutan seda sõna nagu sellises väikses varjundis, mis on võib-olla natukene vahest mõeldakse kuidagi halvustavalt. Aga ta ütleb, et vaest ei olnud. Kes see vaene inimene on? See on see, kellel ei ole elementaarset
toitu lauale panna, tal ei ole elementaarselt võib-olla riideid selga panna, mida iganes erinevad asjad, mis inimesel on elementaarselt elus vaja. See on inimene, kes on vaene. Ja ütleme, ühtegi sellist inimest ei olnud. Miks pärast? Sest nad mida teesid? Nad müüsid oma maad ja majad. Kas sa märkad, kui ta ütleb mitmuses, siis see ei tähenda seda, et nad olid nagu öeldakse kõik ilma maadeta, ilma majadeta pärast seda. Järelikult neil oli mitmeid maid, neil oli mitmeid maju. Nad olid juudid, neil oli mitmeid maju ja sina oled ka Abrahami soost osa ja Jumalale probleemiga, kui sinul oleks mitmeid maju, sest kui ärkamine tuleb, siis on aeg neid müüa. Amen. Miks mitte? Nüüd läheme tagasi sinna siis. Nad olid valmis müüma need majad ja maad. Nüüd, kas need maksid ka tol ajal midagi? Kindlasti maksid. Kas need olid inimeste jaoks mingi väärtus? Kas need läksid korda neile? Kindlasti läksid. Aga nad tundsid ära selle, et see, kui palju, kuidas läheb nendel inimestel koguduses, kuidas need inimesed, kes on tulnud Jumala juurde, kes on puuduses, et see, kas nemad oma eluga saavad nii-öelda järje peale, see on oluline nende jaoks ja sa olid valmis sellest loobuma teiste heaks. Nüüd see on seesama, nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on andnud. See on seesama, et see mentaliteet oli selles koguduses, nad tahtsid anda. Nad ei mõelnud kogu aeg selle peale, minu maja, minu põld, minu autot ei olnud tolle, aga me tänavaspäeval võib-olla minu auto, minu see, minu too. Ei, mõtlesin seda, ma võin selle anda. Ma võin selle maha müüa ja tuua selle Jumala riiki kogudusse, ütleme kogudusse siis, ja et need inimesed võiksid saada oma elu ja järje peale, nad võiksid tulla sellest majanduslikust august välja. Amen. Mul on potentsiaal seda anda. Amen. Ja inimesed andsid. Nüüd see on see mõttelaad, mis oli selles koguduses. Kus see oli tulnud? Nad olid täis saanud mida? Püha vaimu. Jumala tuli oli seal kohal. Sa võid vaadata, see on üks huvitav asi, kui me vaatame isegi kristluse, nimetame seda kristluse ajalokku tagasi. Ja kui sa leiad kuskil, kus on nii-öelda ärkamised olnud teatud riikides, siis on alati sellega kaasas ka majanduslik jõukus ja küllus olnud. Meil on isegi Eestis siin mõningad märgid ajaloost tagasi. See lihtsalt väga palju küll võib-olla ei ole. Võib-olla sind on huvitanud. Mul kunagi on seda silma hakanud. Kui sa lähed vahest meie mitmete luteri kirikute, vahest mõndele on taga või kuskil külje peal, on ehitamise aasta. Ja sa avastad, kui sa nii-öelda vaatad, see periood, kus nad on ehitatud, nad on suhteliselt sarnases perioodis ehitatud. Kujuta ette, järelikult ka tolles ajastus, kus nad ehitasid, sa kujuta ette, mismoodi üldse neid ehitati. See tehnika ja vahendid olid hoopis teistsugused, mis tänasel päeval on. Ja Jumal tõi rahad, vahendid ka tolles ajastus kirikute ehitamiseks. Samamoodi vaatad baptisti kogudustel, jällegi nende hoonete ehitamise aastad, jällegi üsna sarnases perioodis ja jällegi võid vaadata tagasi niinimetatud ärkamine, ehk siis baptismi liikumise ärkamine on selles samas perioodis. Kus kohast see tuli? Raha ja jõukus. Inimesed olid need, kes andsid selle. Mis see tähendab? See sama ärkamine, see vaimu välja valamine tootis mis asja? See tootis selle sama tohutu soovi anda, jagada, välja jagada. Amen. Ja Jumal on võimeline ja tahab anda sinule vahendeid ja jõukust, et sul on välja jagada ja see on osa ärkamisest. On rahade ja vahendite toomine Jumala kogudusse. Amen. Ja see tähendab ka sinu kätte. Kui me räägime Jumala vaimu välja valamisest lõpuaegadel ja see saab toimuma ja Piibel kirjeldab seda, siis see tähendab seda, et ka saab olema üks raha välja valamine või räägime laiemas mõttes isegi materiaalse jõukuse välja valamine kogudustes. Amen. See saab olema osa sellest. Amen. Meil tuleb ennast selleks valmis panna ja see on see sama mentaliteet, mis seda peab kandma. See sama, et ma mõtlen selle peale, kus ma saaksin andma. Kus on see koht, kus ma saan anda? Kellele ma saaksin anda? Amen. Mis mul on anda? Sul kindlasti on midagi. Amen. Niis ühtki vaest ei olnud. Nad müüvad need maha, need põllud ja majad. Siis nad toovad need panevad apostlid jalgad ette. 36 salm, aga Joosep, keda apostlid lisanimega hüüdsid Barnabaseks, see on meie keeli Trööst ja Leviit Küprose saarelt,
kellel oli põld, müüs selle ära ja tõi hinna ja pani selle apostlite jalgade ette. Nüüd ta mainib eraldi ühe mehe kohta, et tema tegi seda. Me saame aru kirjeldustest, ka mitmed teised seda tegid, ja tema tegi seda. Ja me näeme, see oli avalikult teada. Nüüd see on ka üks asi, vahest mõned inimesed mõtlevad seda, et andmine peab olema alati salajane. Üks asi, mis tasub sellega seoses meeles pidada. Kui me räägime konkreetsele inimesele andmisest, näiteks kui sellel inimesel on vajadus või puudus, siis võib-olla see peabki olema salajane mitte just sellepärast, et mitte panna teda ebamugavalt tundma ja teised inimesed ei pea teadma, et temal on selline puudus või vajadus või mis iganes. See ei ole võib-olla okei, et nagu öeldakse, hõisata üle koguduse, et näe, sellel inimesel on näpud ammu juba põhjas, et kuulge, võtame talle korjalduse ülesse. See ei oleks õige sellisel viisil seda teha. Me peaksime vähemalt jätma selle teadmatusse, et tal näpud põhjas on. Amen. Sest et vaid lihtsalt, et meil on südames anda, õnnistada ja me ei pea rääkima tema majanduslikku olukorda, kui me ei seda teame. Me ei peaks halvustama ega panema halva olukorda kedagi. Aga nüüd on mõningad situatsioonid, kus me otsustame anda ja see ei pea olema salastatud. Mis me ei tähenda seda, et sinu kümnise, sinu ohvrid me avalikustame need, me ei tee seda. Aga sellegi poolest me näeme Taavet ka, kui ta tõi Jumala koguduse ehitamiseks, see oli avalik andmine. Meil on täpsed nimekirjad, numbrid nendest rahadest, kui palju ta andis isiklikust ja palju ta andis ka nii-öelda oma kuningakoja selle õige töö jaoks. Aga meil on täitsa numbrid olemas ja siin me näeme, et ta ka toob selle konkreetse, ta ütle seda summat küll, aga ütleb, et ta tõi konkreetse asja või konkreetse väärtusega siis selle raha sinna. Nüüd vaata siit samast 5.1. Nüüd, mis seal toimumus on selles koguduses? Andmine. Püha vaim valati välja. Inimesed väljendavad armastust ja nad on andmas. Jumal on midagi vägevat tegemas selles koguduses. Andmine on käimas, pidevalt antakse, jagatakse. Jumala ligiolu on selles paigas. Ja nüüd kõige selle keskel ja kõige selle sees on üks lugu. Ma arvan, et sa oled lugenud seda kunagi. Ütleb, keegi mees Ananias nimi oma naise Safiraga müüs oma varanduse. Ja mees toimetas oma naise teades maist hinda kõrvale ja muista tõi ning pani apostlite jalgade ette. Aga Peetrus ütles, Ananias, mis pärast on saatan täitnud su südame, et sa valet rääkisid pühale vaimule ja kõrvale toimetasid muist põllu hinda. Eks see su käes olles olnud sinu oma ja kui see on müüdud, eks see olnud ka siis sinu meelevallas. Mis pärast oled sa seda ette võtnud oma südames, sina ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Kui nüüd Ananias kuulis neid sõnu, langes ta maha ja heitis hinge ja suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. Aga noored mehed tõusid ning koristasid ta ära ja kandsid ta välja ning matsid maha. Arvata 3 tunni pärast tuli tema naine ega teadnud, mis oli sündinud. Aga Peetrus küsis talt, ütle mulle, kas te selle hinnaga müüsite põllu? Tema vastas selle hinnaga jah. Siis ütles Peetrus talle, mis pärast on teil üks nõu olnud kiusata issanda vaimu? Vaata nende jalad, kes su mehe matsid, on ukse ees ja kannavad sind siiski välja. Sindki välja tähendab siis langes naine kohe maha tema jalge ette ja heitis hinge ja kui noored mehed tulid sisse, leidsid nad ta surnud olevat ja kandsid ta välja ning matsid ta tema mehe kõrvale. Ja suur kartus tuli kõige koguduse peale ja kõikide peale, kes seda kuulsid. Nüüd mõni võiks öelda, korra mõtleme ühe asja siin läbi. Tegemist on Uue Testamendi kogudusega. Amen. On käimas armuaeg, nagu vahest nimetatakse, eks seda. Me elame armu ajal. Jumal on armuline ja halastaja. Nüüd, mis siin toimub? Kohtu mõistmine. Nüüd, miks ta kukkus maha? Kas sellepärast, et Peetrus oli tema peale pahane? Ei, ta ütleb, et te olete valetanud pühale vaimule. Ja Jumal oli see, kes nii-öelda, meil on üks kirjakoht, kus on lausa öeldud, ingel lõi ta maha, siin meil seda sõna-sõnalt ei ole öeldud, aga me näeme, Jumal vähemalt oli see, kes sekkus sellesse asjasse ja toimus kohtumõistmine, kus ta kukkus surnult maha. Meil on vanas lepingus ka sarnaseid juhtumid olnud, kus ka inimesed käitusid valesti ja nad kukkusid ka surnult Jumala ligiolus maha. Nüüd, miks Jumal, meil ei ole Uues Testamendis väga palju selliseid kohtumõistmise kirjeldusi, meil on mõningaid küll, aga miks see toimub just
Siin samas koguduse suhteliselt algfaasis või selles mõttes, kus ta on kogudus on tekkinud, ta on kasvanud, ta on edasi liikunud, Jumala vägi on langenud ja nüüd selles kontekstis toimub kohtumõistmine, mis teemaga seoses? Andmisega seoses. Miks Jumal oli nii karm sellise asjaga? Mis sa arvad? Seesama Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Sellepärast on ta andnud. Vaata korra ühte kirjakohta siia kõrvale. Jätame selle nagu mõttesse selle kirjakoha. See on Markuse 12:41. Markuse 12:41. Ütleb niimoodi, kui Jeesus ohvri raha kirstu kohal istus, vaatas ta, kuidas rahvas ohvri raha kirstu pani ja paljud rikkad panid sinna palju. Siis tuli üks vaene lesknaine ja pani sisse 2 leptonit, see on 1 veering. Ja ta kutsus oma jüngrid enese juurde ning ütles neile, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesk pani rohkem ohvri kirstu kui kõik, kes panid. Sest need kõik panid oma küllusest, ent tema pani oma vaesusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Nüüd üks mõte. Jeesus ei käinud ringi kõikjal ja ütelnud, mina olen Jumala poeg, kuulake, mis minul räägin, kuulake, mis minul on öelda. Ta ei käinud kuskil niimoodi ringi. Enamus tegelikult, kes temaga kokku puutusid, ei teadnud, et ta on Jumala poeg. Sest ta teenis maa peal inimese positsioonis. Meil on mõningad üksikud juhtumid, kus me saame, Peetrus sai sellele pihta ilmutuse läbi ja mõningad muud juhtumid, kus Jeesus ise sellele viitab, aga neid on ülimalt vähe Biiblis tegelikult, Uues Testamendis. Enamus ei teadnud, ta on Jumala poeg. Nüüd, mis ta siin teeb? Ta on jutlustaja. Kus ta istub? Ehk siis nimetame tänasel päeval, paneme selle tänasel konteksti korjanduse kasti või korvi juures ja vaatab, kui palju inimesed sisse panevad. Kuidas sulle meeldiks, kui pastor istuks seal kõrval? Ja paneme selle korvi täna siia ja pastor paneb siia ja istub kõrvale ja siis vaatab täpselt, kui palju keegi sisse paneb. Sina ei tohi, sina topi oma nina minu raha asjadesse. Jeesus toppis. Nüüd ma ei ütle seda, ma tegema seda hakkan seda. Ma ei ütle, et sa said ju kirjakohal, võin teha ära. Ei, ma ei hakka praegu seda päris tegema. See tingimata vaja ei ole võib-olla. Aga miks ma tahan välja tuua seda, Jumalal on õigus midagi öelda sinu raha asjade kohta. Kui palju, kuhu, kuidas ja millal sa paned ja annad. Nüüd üks huvitav asi veel selle juures. Nüüd Jeesus vaatab seda ja näeb seda naist selle rahaga. Nüüd uurisin natuke mõningaid allikaid. Meil tänasel päeval 1 või 2 leptonit ei ütle mitte midagi. Kui päevapalkade kaudu see tänasesse väärtusesse ümber arvutada. Nüüd see on orienteeruv number, seda lihtsalt ei ole võimalik paremini ümber arvutada. See on umbes meil eurodesse keskelt läbi umbes 50 senti. Ta paneb 50 senti sinna sisse. Ja Jeesuse hinnang on sellele, tema on pannud kõige rohkem. Korjandus sai kokku võetud ja seal oli bändi selles ohvri kirstu, see jäi siis sinna sellesse kirstu alguses. Ja see oli mingi summad koos ja mitmed inimesed panid suuremaid summasid, isegi ta ütleb siin. Ja see oli kõige suurem raha seal. Miks pärast? Mitte selle mündi väärtuse pärast või müntide, mis on siin 2 tükki, vaid selle mõttelaadi pärast või selle hoiaku pärast, mis oli selle taga. Nüüd, mis asi selle taga oli? Mida ta tegi? Ta armastas Jumala asju nii palju, et ta oli valmis nii palju andma. Ja ta väga märkab, kui palju see oli. Ma kirjeldan uuesti, mismoodi Jeesus ütleb selle kohta.
sest need panid oma küllusest, ent tema pani oma vaesusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Mida ta tegi? Ta andis Jumalale ja ta andis armastusega. Nüüd mõni küsib, et nagu, mis on nüüd selle eelmise looga seotud? Need inimesed tulid ja müüsid oma majad ja müüsid oma põllud ja andsid neid Jumala kogudusse ja nende inimestele andmiseks. Ja miks pärast sa tegid? Armastusega. Ja nüüd tuleb keegi siia ja tegelikult Ananias ja Safira, nende jaoks on nagu miski muu oluline. Mis asi? See, et nemad saaksid tähelepanu. Meie andsime ka. Nende jaoks oli sama väline fassaad. Ja tegelikult meil on üks hea kirjakoht Galaatia kirjas. Oled võib-olla kunagi lugenud. Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata. Sest mis inimene küllab, seda ta ka lõikab. Jumal ei anna ennast pilgata. Laindatud tõlge tõlgib selle. Jumal ei lase ennast enese üle irvitada, ennast põlatada, põlastada või mõnitada. Ja see oli tegelikult see, mida nad tegelikult tehniliselt tegid. Nad mõnitasid oma käitumisega, põlastasid seda sama andmist armastusega. Ja see oli see koht, kus Jumal mõistis kohut. Keegi nii-öelda suhtus armastusse, ehtsasse, tõelisse armastusse, ükskõikselt, hoolimatult ja tema jaoks oli hoopis olulisem see, et ta saaks ennast eksponeerida, ennast tähtsana näidata, mina olin andmas ja Jumal mõistab selle koha peal kohut. Nüüd see on üks asi, mis me peame aru saama, mis see peaks meile tegelikult tekitama. Me peame aru saama, kui oluline on andmine. Kui oluline on andmine ja kuidas me peaksime sellesse suhtuma. Ja see ei ole küsimus lihtsalt selles mingisuguses välises protsessis või selles, kuidas me selle korvid kokku paneme või taolist, vaid see sama südame hoiak. See sama, mis oli selle sama lesknaisel. Kas ma iga kord pean oma rahakoti tühjaks andma? Ma ei räägi sellest, vaid ma räägin just sellest suhtumisest. Ma tahan anda, sest ma armastan. Ma tahan anda, sest ma armastan. Ja see on see sama, et sa kopeerid Jumalat järgi. Tema andis oma poja. Ta ei andnud mingisugust, see ilus võib-olla väljend, aga mingi vana väsinud inglit kuskilt sealt. Inglid ei väsine ja ei vanane ära. Aga saad aru, see on minu võrdpilt, see ei ole piiblist pärit. Vaid ta andis oma poja. Ta andis kõige parima, mis ta sai anda. Maksimaalse, mis ta sai anda. Miks pärast sest ta armastas? See on üks väga oluline element tegelikult, mis peab meil kõigil olema, kui me räägime andmisest ja kui me räägime ka jõukusest. Sest et kui me räägime sellest lõikusest, see sama kirjakoht, millest ma alustasin, see oli 2 Korintlastele, mis ta on 9. peatükk, kus ma lugesin selle definitsiooni. Jah, 2 Korintlastele 9. peatükk ja 8. salm. See on kirjutatud andjatele. Jumal on vägev andma teile. Kellele teile? Teie, kes te andsite just. Ta räägib ennem sellest, just seda, et kuidas nad peaksid andma. Ja siis ta ütleb, et Jumal on vägev teile andma. Seesama, kui sinul on seesama südame hoiak, ma armastan Jumalat, ma armastan neid inimesi ja sellepärast ma tahan anda. See on üks väga oluline element. See on see, mis annab sulle lõikuse. See on seesama, see tohutu küllus ja jõukus tuleb sinu kättest. Jumal näeb sind, et sa oled valmis ja sa tahad anda samamoodi nagu tema andis oma poja ja oma maksimumi. Sa oled valmis selle sama andma. Ja Jumal ütleb, hea meelega ma usaldan selle inimese kätte tohutult oma armu, soosingut ja kõike varustust, et tal oleks rohkesti veel anda. Et oleks veel rohkem anda. Ja saad olema üheks kanaliks, kus kaudu võivad voolata miljonid. Ja see ongi Jumala igatsus, et see oleks kogudustes toimumas sellisel kombel. Ja miljonid tõesti. See on Jumala igatsus, et need miljonid võiksid tulla kogudusse, et kogudusse, ja kui me räägime, kuidas nad tulevad, see sama, kui me räägime isegi nendest maadest ja majadest ja nende müügist, siis need tulevad kogudusse ka sellisel kõisil. Amen. Aga see on vaja, et see jõuab sinuni. See, et sul võiks olla juba mitu maa. Ma ütlen, et mul ei ole 2 maja vaja. Sul võib-olla ei ole vaja, aga sul on vaja seda võib-olla anda. Okei, mul ei ole vaja neid maid nii palju, mis ma maadega üldse peale hakkan. Sul on vaja seda selle jaoks, et anda. Mul ei ole vaja neid autosid nii palju, me ei saa kõige sõita, aga sul on vaja neid selleks, et anda.
Amen. Miks mul meie perel on ühest, 5 või 2 autost, mis iganes. Ei, sul on rohkem vaja. Sul on rohkem vaja. Sul on veel rohkem vaja, kui on 1 või 2 või 3 või 4 või 5 või 6 või mis iganes. Ja kõik korralikud ja sõitvad ja mitte mürisevad ja plärisevad. Sest et Jumal ei andnud, nagu öeldakse, midagi viletsat ja keskpärast, vaid andis midagi head ja korralikku. Amen. Ja see on Jumala igatsus, et meil oleks potentsiaal anda. Amen. Anda. Ja seesama armastuse kontekstis, kus seda mõitati ja seda halvustati, seal tuli kohtumõistmine. Ja see on see asi, me peame sellele pihta saama, kuivõrd oluline on andmine. Kuidas see algkogudus, nad on, Jumala vaim on välja valatud ja tahavad anda. Nad igatsevad anda, nad on kogu aeg andmas, nad on kogu aeg selle peale mõtlemas, see on nende mõtetes käimas kogu aeg. Amen. Kiitus Jumalale. Nüüd sulle võib-olla heaks lohutuseks. Mul on piibli kirjakoht, millega ma võin seda tõestada. Sa kohtad Ananiast ja Safirat taevas. Meil võib-olla pikalt aega seda tõestada. Piibel räägib sellest. Ta räägib 1. Korintuse kirjas ühest mehest, kes anti saatanale liha hukkamiseks üle, et ta hing pääseks issanda päeval. Ta oli elamas patus ja ta pandi väga karmi kohta, kus ta oleks võinud nii-öelda ka surra. Ja mis asjaks, et ta pääseks. Ka nemad järelikult pääsesid siiski. Üle noatera küll. Aga selles mõttes ma arvan, see ei ole hea. Ja kui sa neid kohtad taevas, siis ära seda meelde tuleta. Jumal ei tuleta meelde meie üleastumisi ega meie patte. Amen. Aga meil on see siiski hoiatuseks piiblist kirjas siin. Amen. Nüüd vaatame veel paari kirja kohta ja lähme Esimese Moosese 8:15. Noa on ehitanud laeva, ennem seda siis on tulnud veeuputus. Kõik inimesed maa peal on hävinud, välja arvatud siis tema nimetame pere siis, põhimõtteliselt laiemas mõttes ka kõik osad, tema lapsed ka samuti siin. Ja siis ta ütleb, et ta on seal laevas ja Jumal kõneles Noaga ning ütles, mine laevast välja, sina ja su naine, su pojad ja su poegade naised ühes sinuga. Kõik loomad, kes su juures on, kõik liha, nii hästi linnud kui lojused ja kõik roomajad, kes maa peal roomavad. Vii enesega ühes välja, et nad sigineksid maa peal, oleksid viljakad ja et neid maa peal saaks palju. Ja Noa läks välja ja ta pojad ja ta naine ja ta poegade naised ühes temaga. Kõik loomad, kõik roomajad ja kõik linnud, kes liiguvad maa peal, läksid laevast välja sugukondade kaupa. Ja Noa ehitas Jehovale altari ja võttis kõigist puhtaist loomadest ja kõigist puhtaist lindudest ning ohverdas altaril põletusohvreid. Ja Jehova tundis meeldivat lõhna ja Jehova mõtles oma südames. Ma ei nea enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad, ta lapsepõlvest peale ja ma ei hävita ka enam kõike, mis elab, nõnda nagu ma olen teinud. Nii kaua, kui püsib maa, ei lõppe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. Nüüd, kui sa vaatad seda sama Noa lugu, ta pidi võtma endale teatud loomad, sinna kõik oleksid esindatud sinna laeva. Nüüd, kui nad tuleb välja, nüüd ta ohverdab mõningad neist. Nüüd meil ei ole kõiki neid nüansse nii-öelda kirja pandud, ma oletaks lihtsalt, et tal oli neid rohkem. Ja ta oli juba ennem selle peale, kui neid loomi sinna laeva kokkus, mõelnud selle peale, ta tahab Jumalale midagi anda. Ja nüüd, kas pole huvitav, kuidas ta nüüd kirjeldab seda, nüüd saame aru, tegemist on vana lepingu ohvriga, mis on tänasel päeval uues lepingus meie andmise nii-öelda võrdpildiks. Ta toob need ohvrid Jumalale, nende loomade ja lindude näol. Ja nüüd ütleb, et see, ma loen uuesti selle ühe fraasi, ja Jehova tundis meeldivat lõhna. Nüüd,
See võib-olla on natuke banaalne võrdpilt, aga kui sa oled pannud nii-öelda, ma ei tea, tule peale mingisuguse liha või looma ja pannud selle põlema ja selles mõttes aru, seal ei olnud lihtsalt nagu küpsetamisega tegu. Seal oli tegemist ikkagi selle ära põletamisega. Kas see on meeldiv lõhn? Nüüd me saame aru, järelikult ta ei kirjelda seda loomulikku lõhna, mis sellest tõusis, vaid ta kirjeldab midagi muud, mis tõusis, mis asjast selle andmise juures. Me peame aru saama sellest samast, kui me räägime sellest samast armastuses andmisest, selle õige südamega andmisest, siis taevasse tõuseb üks lõhn Jumala ette. Ja see ei ole mitte see sama materiaalne lõhn, mis sina võid oma ninaga tunda, vaid see on midagi muud, mis tõuseb tema ette, kui üks inimene on andnud südamest. Ja siin me näeme seda, et ta on võtnud midagi väärtuslikku. Neid loomi ei olnud palju, neid ei olnud tal nii-öelda lihtsalt hulgi siin jagada kohe. Tal oli nagu see igast ühest oli paar, järelikult oli lisa veel nii-öelda organiseerinud, et ta saaks Jumalale ohverdada, järelikult ta annab tegelikult parima sealt, mis tal on ja otsustab selle Jumalale anda. Ja see tõuseb Jumala ette ja midagi Jumal kuulutab välja, mis asja õnnistuse selle maa üle. Selle sama ohvri juures, kus antakse, mismoodi? Antakse armastuse ohver Jumalale. Et see on üks asi, mis Jumal väärtustab seda. Ta peab seda ülimalt oluliseks tegelikult, see, et kuidas me anname. Amen. Vaatame veel ühte lugu. Lähme, mis lugu see on? Tegelikult üks kirjakoht. Filiplastele 4:10. Paulus kirjutab siin sellele kogudusele, ütleb, väga suureks rõõmuks issandas, aga oli mulle see, et te juba uuesti virgusite mõtlema minule, sellele te mõtlesite ennegi, aga teil ei olnud juhust selleks. Ma ei ütle seda puuduse pärast, sest ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Oskan elada vähesega ja oskan elada külluses, olen kõigega ja kõigi oludega harjunud, nii olema söönud kui ka nägema nälga, elama nii külluses kui ka puuduses. Ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Inimestel meeldib seda kirja kohta tsiteerida. Ma soovitan sul seda kontekstis tsiteerida. Amen. See tähendab seda, et ma igast olukorrast tulen välja, mis iganes minu ümber ka on. Amen. Siiski te tegite hästi, et mind toetsite minu viletsuses, ent teiegi Filiplased teate, et armuõpetuse algusaegadest, kui ma läksin teele Makedooniast, ükski kogudus ei olnud osaduses minuga andmise ja võtmise arve pidamises kui ainult teie. Sest Thessalonikassegi te saatsite minu tarviduseks ühe ja teise korra, mitmed ma andi püüan, vaid ma otsin vilja, mis kasuks oleks teie arvele. Teeme korra siin pausi. Ma loen sulle laiendatud tõlkes 17. salmi. Mitte, et ma otsiksin andi ennast, vaid ma otsin kasumit, mis kasvab teie taevasele arvele. Teie jaoks kogunevaid õnnistusi. Amen. Ma otsin kasumit, mis kasvab teie taevasele arvele. Amen. Sul on üks taevane arve, aga sinna ei lähe mitte iga kord, kui sa midagi annad, vaid sinna läheb iga kord, kui sa annad ühe õige südame hoiaka. Nii usus, ja kindlasti ka, nagu siin täna me oleme vaadanud, armastuses. Aga kas sa märkate, ma loen uuesti veel selle, mis kasvab teie taevasele arvele. Ja siis otsin kasumit. Jumal otsib ka kasumit. See tähendab seda, et sa ei anna ainult selle ühe summa, vaid see kogub kasumit, see paljuneb. Amen. Jumal maksab intresse. Amen. Arvestatavaid numbreid. Kui sa võid uurida, Biiblis on meil kirjas 30, 60 ja 100-kordsest räägitakse. Amen. Sa võid alustada väiksemast, aga Jumal tahab, nagu öeldakse, rohkem anda sulle kasumit ja rohkesti panna sinna arve peale. Ja vaatame edasi, mismoodi ta veel ütleb siin, üks huvitav fraas, kogu selle loeme tavalist tõlget. Mul on nüüd kõik ja mul on rohkesti. Ma sain küllalt, kui ma Epafroditoselt võtsin vastu, mis teie olite lähetanud magusa lõhnana. Kas pole huvitav? Me nägime head lõhna, mis tõusis noatoodid ohvrist.
Ja nagu me aru saime loogikaga, et see ei olnud mitte selle liha põlemise, looma põlemise lõhn, vaid see oli üks armastuse lõhn, kui ma võin kasutada. Ja siin ta ütleb, et ka nüüd nemad on andnud, nad on saatnud neid erinevaid asju, raha, ande, me ei tea, võib-olla toiduained, mis iganes võid saata sinna Paulusele. Ja nüüd ütleb ka, magus lõhn on tõusnud Jumala ette. Magus lõhn. Jumal peab seda väga oluliseks. Vanas lepingus oli ohvriteenistus, midagi sellist, mis oli, Jumal oli selle paika pannud ja pidas seda oluliseks. Kuidas peresid seda pidid tegema ja peatud nii-öelda ohvrid pidid saama toodud ja seal oli ka füüsiline lõhn selles mõttes, aga Jumalalt ei huvitanud niivõrd see füüsiline lõhn, vaid see sõnakuulelikkus. Aga nüüd tänasel päeval me näeme ka üks üleloomulik, ma nimetaksin seda vaimne lõhn või ma ei tea, see võib olla liiga keeruliseks teeme. Ütleme nimetada see armastuse lõhnaks, see on minu sõnastus. See ei ole päris piibli sõnastus, aga me näeme, see lõhn tõuseb taevasse. Muuseas, üks kõrvalmõte siia. Inimesed, kes on ka, ütleme, ka prohvetjani, näiteks Kenneth Hagin on ka seda maininud, et ka teatud situatsioonis, kui ta vaimude eristamise and on tegutsemata kaudu, siis ta on tundnud ka üleloomulikult lõhna. Nüüd selleks ei ole pikem asi seda lahti seletada, aga me ei hakka kogemusest nii-öelda mingit üliõpetust tegema, aga on olemas vaimses maailmas tuntavad lõhnad. Ja see on see sinama, mille ta viitab siin tegelikult. Tema rääkis küll natuke teistpidi ebameeldivatest lõhnadest, just kui mõni teemonlik vaim oli tegutsemas. Aga on ka positiivsed magusad lõhnad, mis tõusevad Jumala ette. Amen. Ja kui sina annad oma südamest armastusega, lõhn tõuseb Jumala ette. Lõhn tõuseb Jumala ette. Amen. Lõhn tõuseb ja sinu pangaarvele koguneb. Sul on taevane pangaarve ja sina võib-olla isegi ei tea selle numbreid täpselt, aga Jumal teab väga täpselt. Ja tal on seal palju rohkem sinna kokku pandud. Ja meil peab olema sellesse usku. Meil peab olema sellesse usku ja usus sealt ammutada, võtta välja sealt pangaarvelt. Võtta välja. Amen. Ja kui sinul on mingisugune vajadus, mingisugune olukord või kui sul on tahtmine anda, siis võta välja sealt pangaarvelt. Võta välja julgelt. Sa võid öelda, isa, mul on õigus sellele. Kus niimoodi tohib öelda. Ja kui sa oled andnud, siis sul on õigus sellele. Amen. Sa küsid, kui Jumala käest nõuan midagi. See on usk, mitte nõudmine. Me ei löö rusikaga laua peale, me ei pea niimoodi Jumala käituma, sest et Jumal on lihtsalt oma sõna taga. Amen. Aga me siiski võime öelda, ma tean, ma võin võtta selle välja, ma võtan välja selle raha. Ja ütled, inglid, tooge selle kohale. Kurat, sina oled seotud ja sul ei ole õigus seda raha kinni hoida, see kuulub mulle. Mul on taevasel pangaarvel see raha ja ma ütlen, see raha tuleb minu kätte, minu käsutusse. Amen. See on piibelik praktika, mul ei ole aega praegu lahti seletada. Igaks juhuks mainin, võib-olla mõne jaoks on see uudne, aga Heebra kiri räägib sellest, et Jumal on andnud neile teenijad vaimud, ehk siis inglid, kes on ametis, et meid teenida ja aidata. Ja piibel tegelikult, kui sa vaatad uues lepingus, ei õpeta niivõrd seda, et me peaksime kogu aeg raha paluma, vaid ta räägib meie meelevallast, et me käsime sellel tulla kohale. Amen. Okei, see on pikem teema, aga see on piiblis sees täiesti. Ja kasutada oma meelevalda ja öelda, see raha peab tulema minu kätte. Nüüd mõni ütleb, see on väga isekune, sina ütled, raha peab tulema mis iganes. Mul on üks teine eesmärk. Ma tahan selle anda. Ma tahan selle külvata, ma tahan selle Jumala riiki tuua, ma tahan sellega Jumala riigi tööd teha, niisugused vahendid. Isegi asjad, mis Jumal on sinu käsutusse usaldanud, need on ka selle jaoks, et sina saaksid neid nautida, aga sa saaksid neid ka pakkuda ühele teisele inimesele ka mingil kombel. Isegi maja, millest sa elad. Ja sa ise elad, aga sa võid kutsuda külla inimesi, teha seal üritusi, koosolemisi, asju ja olla õnnistuseks sellega. Amen. Ja see on see põhjus, miks Jumal tahab seda anda. Amen. Ja meil peab seda visiooni ja seda nägemust olema, et see on see üks sihik, mis Jumal tahab, et me teeksime. Amen. Kiitus Jumala. Kiitus Jumala. Halleluuja. Palvetame sind lõpus veel. Isa, ma tänan sind. Ma tänan sind, et sina tahad, et me oleksime ka andjad. Et me oleksime Jumala sarnased. Sa ise oled öelnud, isa ka, et me käituksime tema sarnaselt. Ja isa, sina oled armastanud seda maailma. Ja sa oled andnud oma poja, oma parima meie jaoks. Ja isa, ma palun, et igaüks meist me võiksime ära tabada, ära tunda selle, kuidas me peaksime ka andma. Andma armastuses, andma välja, jagama välja,
kogudusse, igale poole, kus sina meid juhatad ja juhid. Isa, et me ühe siira, hea südamega tahame välja jagada. Ja isa, las tuleb jõukust meie kätte rohkesti. Isa, nagu su sõna on ütelnud tõesti, et sa annad külluslikult iga hea teo tarvis, et me oleme rikkad iga hea teo tarvis ja iga helde annetuse jaoks. Isa, las need vahendid tulevad inimeste kätte. Iga ühe kätte, kes mind on siin praegu koha peal siin vaatamas või ülekande kaudu vaatamas. Isa, las need rahad tulevad. Jeesu nimel ma käsin vahenditel, rahal, tehnikal, asjadel, mida iganes on vaja, et need tuleksid nende inimeste kätte, et nad võiksid anda. Et nad võiksid anda, jagada välja. Isa, ma tänan sind selle taevase pangaarve eest. Isa, las see kasvab iga ühel julgesti suuremaks. Ja isa, et me võime usus sealt veel ammutada ja olla veel suuremaks õnnistuseks, et sinu riik ei oleks takistatud. Sinu sõna kuulutamine ei oleks takistatud. Kogudused ei oleks takistatud sellega, et neil ei ole raha või vahendeid või asju, et kuulutada sinu sõna ja teha sinu tööd. Isa, ma kuulutan, et sinu õnnistus ja sinu jõukus tuleb inimeste üle, nende ellu, nende käsutusse. Isa, ma tänan sind, et igaüks, kes tahab olla selleks kanaliks, kelle kaudu sina oled liikumas, isa, usalda nende kätte rahad, vahendid ja julgus anda. Julgus anda. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, jõukuse eest, et anda. Isa, et me võime olla paljudele õnnistuseks. Isa, ma tänan sind, et sina oled andnud meile ka kogudusena selle rolli ja selle positsiooni olla paljudele õnnistuseks. Isa, las see positsioon ja see roll saab tõesti veelgi rohkem teostatud. Isa, usalda meie kätte rohkem vahendeid, rohkem raha ja asju. Isa, et me võiksime veelgi rohkem teisi õnnistada, et sinu riigi töö võiks minna edasi. Isa, et tuhanded võiksid voolata erinevatesse kohtadesse sinu riigi töösse, vahendid, tehnika, hooned, mis iganes on vaja. Isa, las nad asjad tulevad, sest sinul on taevale luugid on avatud. Taevaluugid on avatud. Isa, las su õnnistus saab välja valatud selleks, et me võiksime olla õnnistuseks paljudele. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Me austame sind, et sinule kuulub kõik austus ja kiitus selle eest, mis sa oled teinud selle kõige läbi, mis me oleme saanud juba teha, isa, et me saame veelgi rohkem teha. Tänu sulle, isa, jõukuse õnnistuse eest. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, sinu soosingu õnnistuse eest. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. 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 Kiitus Jumala. See on põnev teema piiblis tegelikult. Ja sageli inimesed ei süvene sellesse ja ei süüvi sellesse. Ja see on kõik see põhjus, miks nad öeldakse igatpidi küüntega vastu selle, ma ei taha sellest jõukusest kuulda, ma ei taha sellest rahast kuulda. Ära topi oma nina minu raha asjadesse. Jeesus toppis. Amen. Ma isiklikult ei hakka sinu asjadesse ronima, aga Jumal tahab väga selgelt sinu raha asjadesse midagi rääkida, sest tal on plaanis midagi. Ta tahab sind õnnistada rohkesti, et sa võiksid olla õnnistuseks paljudele. Amen. Soovitan sulle kirjakohad veel nii-öelda ise üle süüvida, ise üle vaadata ja ma usun, et Jumal saab midagi olulist sinu jaoks õpetada.